Hei hei! Täna ma räägin sulle puhta teadvuse unedest. Mul tuli nagu tugev tunne sisse, et ma võiks sellest nagu teha sellise avalikuma video, äkki kellelgi on sellest abi. Puhta teadvuse uni on siis see koht, kus sa ise siis teed endaga tööd, ükskõik mida, kas tervendad ennast haigusest. Mina näiteks tervendasin ennast eelmine nädal haigusest, kui mul muidu mingisugune viirus kestab, viiruse saan, on ju äge nohu või köha, siis mul kestab see 2 nädalat, siis praegu kestis see mul 4-5 päeva. Ja siis selles puhta teadvuse unes on võimalik siis enda hirme protsessida läbi, käia oma eluraamatut vaatamas, tõsta siia siis selliseid asju, mida sa ei tea, mis sul tulemas on. Sa nagu ei tea, mida selle olukorraga teha, näiteks sul ei ole otsustamist, et sa nagu kahtled väga tugevalt, et sa saad nagu käia vaatamas siis seda olukorda läbi. Ja minu arust see puhta teadvuse uni ei ole teadlik unenägemine. Teadlik unenägemine on ikkagi natuke teine. Aga see puhta teadvuse uni ongi siis see iseenda juhtima õppimine siis. Seda saab ka päriselus teha, on ju. Aga kui sul on vaja teha sellist alateadlikku tööd, mida su füüsiline osa takistab, siis see puhta teadvuse uni, et sa oledki endaga, enda teadvusega, teadvusvõrd vaim või sinu hing enda hingena tuled ja korrastad midagi siin füüsilises elus. Ja kuidas siis selle puhta teadvuse uneni jõuda? Meil on nagu sellised õhtused ajad ja hommikused ajad. Õhtul, kui me pole veel magama jäänud, aga me pole ka täitsa üleval. Vaat see on see koht, kus me saame ennast põhimõtteliselt ümber programmeerida. See on selline meditatiivne seisund ja seda saab siis laiendada unne ka. Ja selleks ma nimetangi puhta teadvuse und. Õhtud ja hommikud, jah. Ja kõik minu piltpostitused, mis ma nüüd siin teen, on ju, Facebookis olen teinud seal Meie sügavuse lehel, kõik need suunavad siis sind just sellesse puhtasse teadvusesse, ennast nagu siis, ennast juhtima või ütleme nii, mulle meeldib öelda ennast ümber programmeerima, sest meie alateadvus on nagu mingi arvutisüsteem. Ja kui sa kordad vaata hommikust õhtuni ühte ja sama tegevust või ühte ja samat mõtet iga päev, siis see on nagu katki läinud, et just see puhta teadvuse koha pealt saab seda katki läinud programmi siis korrastada. Mis ma veel siia rääkida tahtsin? Selleni saavad kõik jõuda. Mina olen jõudnud selliste unedeni ainult aasta ajaga. Et siis eelmise aasta mais ma alustasin siis oma mingisugust sellist teekäiku siis unede uurimisega ja unekursuste tegemisega.
ja alles siis ma hakkasin nagu väga teadlikult siis unedega töötama ja need puhta teadvuse uned tulid mul siis pool aastat hiljem hakkasid pihta, et nüüd mul on ainult pool aastat sellest hetkest, kui mul oli esimene nagu selline hirmu vabastamise protsess une kaudu, see kestis 3 tundi. Et ma olengi, see on selline tunne, et sa ei maga ja sa ei ole ka üleval, aga töö käib selle asja kallal, mis sul praegu on intensiivne elus. Ja see on hästi põnev ja sa ise töötad selle kallal. Täpselt sama on nagu selle tervise teemaga, et ma nägin eelmine nädal, ma nägin, kuidas siis see tervenemise protsess toimus ja see ei olnud enam 3 tundi, see vist toimus 4 tundi. Midagi mu sees nagu puhastati, vabastati. No mina olen oma alateadvusele õpetanud, et kõik meie terviseprobleemid on siis meie allasurutud emotsionaalsest siis mingisugusest pagasist tulnud, on ju, et mis vajab puhastamist. Ja minu süsteem, kui sa oled endale midagi sisestanud, siis sinu süsteemid hakkavad nagu selle heaks tööle. Ja sellepärast ma räägin ka seda teile, et kui teile meeldib see mõte, kui sulle meeldib see mõte, et puhta teadvuse seisundist saab siis puhastada ennast ja vabastada ja uuendada ennast ja seda ka kõike une kaudu, on ju, mis on nagu nii äge, siis võta see omale mõttesse ja tegelikult kui sa seda nüüd kohe sinna vaiba alla ei lükka, et oi Anne, ma ei sai, mina küll seda ei suuda, ja kui sa võtad selle rõõmuga enda mõttesse, et see on võimalik, siis ühel hetkel see ongi sinu elus võimalik. Ma olen oma ellu väga palju selliseid põhimõtteliselt võimatuid asju toonud, sest mulle on kellegi mõte väga-väga meeldinud. Ja ma olen selle enda omaks võtnud ja ma olen nagu saanud selle olukorra siis või teinud võimatu enda jaoks võimalikuks. Sellepärast ma seda infot ka teile jagan. Ja kõigest poole aastaga on ju, või siis aastaga, kui oma und nagu tähele panna. See on hästi äge. Ainukene koht on see, millal me ei saa kasutada siis oma und enda jaoks ära või minna sinna, suunduda sinna puhta teadvuse unedesse, rohkem avardada seda, on see, kui me oleme depressioonis, depressiivsed. Depressiivsusega me siis kustutame ära, me paneme lukku oma hingeenergia ehk siis oma teadvuse ühendused, me paneme lukku, me paneme nagu kõik selle, mis meid saab aidata kinni. Ja kõige selle negatiivsusega, mida me endast mõtleme, kõigega me siis blokeerime ära selle hingeenergia, mis saab meid tulla aitama. Ja küsige mu käest midagi, ma ei oska praegu niisama lambist rääkida, et kui teil on küsimusi, et siis esitage mulle küsimusi ja ma vastan kõigile neile. Selle järgi ma saan ise ka teada, kui palju ma nagu tean sellest, sest see on minu jaoks mega huvitav teema, mega huvitav. Aga praeguseks tšau!